Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi. Hea Vähiliidu podcasti kuulaja, täna me jätkame vestlust rinnavähi teemal ja mul on hea meel, et meiega on ühinenud 4 sümpaatset daami, kes on ka ise rinnavähi teemaga vahetult kokku puutunud. Ja neiks on siis minu vasakul käel Annika, temast vasakul Karolin, minu paremal käel Egle ja Janika tema kõrval. Nii et aitäh tulemast saatesse. Lähme siis raviga edasi, et üks selline kiirelt arenev ravimeetod rinnavähi ravis lisaks kirurgiale kiiritusele on ka süsteemravi. Et seal me räägime nii tsütostaatilisest keemiaravist ehk ravist siis rakumürkidega, räägime sihtmärkravist, mille alla kuuluvad siis need nõndanimetatud trastuzumabid, hertseptiinid ehk monoklonaalsed raviantikehad ja siis kõige võib-olla selline uuem metoodika on siis see immunoloogiline ravi või immuunravi. Kõik need pembrolizumabid, atezolizumabid, mis on ka Eestis tegelikult teatud näidustustega rinnavähi patsientidele tegelikult Tervisekassa poolt kompenseeritud. Karolin, kas teile jäi midagi uut ka kõrva, et mida seal Milanos nagu sellest süsteemravist või tavalist keemiaravist räägiti? Et meil on diagnoosiga pannakse kõigepealt erinevad staadiumid ja mis siis vähitüüp on. Et on ju 1, 2, 3, 4 staadium on ju ja kõik see ravi olenebki sellest, et mis su see vähitüüp on. Et kas sul on siis agressiivne või hormonaalne või geneetiline või agressiivne või et naised nagu saaks aru, et ärge peljaka arsti juurde minna, et mida varem sa lähed, seda kergem on ka sul ravi. Et täna on võimalik saada lihtsalt sul tabletiga, lihtsalt ühe väikse operatsiooniga, et see kõik võib väga lihtne olla, et ära nagu oota ega viivita seda on ju. Aga kui läheme nüüd edasi nagu süsteemraviga, siis põhiline ravi on keemiaravi. Mina ise sain ka keemiaravi. Minul oli siis tükk väga suur ja lümfides ja minul operatsiooniga alustada ei saanud. Minule siis öeldi kohe, et sul tuleb 8 keemiat, 4 ühte keemiat, 14 keemiat, ühe siis keemia nimi on siis, kutsutakse punaseks kuradiks. Epirobitsiin. Jah, et kes seda on saanud, et siis teavad, et selle eest hoiatavad alati kõik on ju. Et ojalt. Aga seda öeldi mulle nagu kohe, et 2 nädalat esimesest keemiast, ütle hüvasti kõikide karvadega, juuste kõigega. Ütlen teile ausalt, et see oli minu jaoks raskem juuste kadu kui see, et mulle öeldi, et me su rinna eemaldame. Et minu jaoks see naiselikkus või see, et ma olen inimene, et see kuidagi, ühesõnaga, siis ma hakkasin enda jaoks psühholoogiliselt tööd tegema, on ju. Aga okei. Ja keemiaga on niimoodi, et mul on näiteks mina olin kohe nõus, kui mulle öeldi, et sa hakkad keemiat saama. Mina olin kohe nõus. Otse loomulikult ma astun kohe uksest sisse, paneme veini ja ma ei kartnud ühtegi kõrvalmõju. Ma teadsin, et mul on elutahe nii suur, ma teadsin, et ma tulen kõikide kõrvalmõjudega tulen toime, sest et mis need kõrvaltoimed on. Et ausalt, kõrvaltoimed võivad olla oksendamistest, küünte äratulekuni, juuste välja langemisteni, kõik variandid, kaalukaotused, kõik asjad. Aga see ei ole kõigil. Ütleme, see võib olla pooleks. Ära loobu ravist. Mina näiteks sain väga ilusti hakkama. Üks päev oli paha, oli. Tõused püsti, lähed edasi. Ja otse loomulikult ma selle keemia võtsin vastu. Ma olin väga õnnelik, kui ma seda sain ja ma ei virisenud ühegi selle kõrvaltoime puhul, mis mul juhuslikult oli. Et süsteemravist siis edasi rääkides on võimalik saavutada ka täisravi vastus. Ja ravimid tavaliselt, mis sulle määratakse, tihtipeale kombineeritakse, saad natuke keemiat, saad natukene sihtmärkravi on ju, saad kiiritust. Et minuga siis juhtus nii, et ma olin saanud ära 8 keemiat ja jumal, kas äkki 12 siis seda sihtmärkravi. Ja mul tehti siis uuesti uuringud ja enam ei leitud midagi.
siis otse loomulikult oli see aeg, kus siis tehti kiiritused, kus rind võeti maha, siis tehti kiiritus ja rinnas tehti siis, mis mul eemaldati, viidi siis laborisse ja see siis, kui ma õigesti mäletan, et ma ise oma epikriisi lugesin ka, et nagu öeldi, et see lõigati 33 kohast lahti või võeti proovid, et kas midagi leitakse. Ja nii palju siis oligi siis nagu see vastuseks, et sul peaks olema täisravi vastus. Ainuke asi, mis siis leiti nii-öelda kaenla alt lõpuks peale uuringuid, kui ka sellest ära lõigatud rinnast, oli ainult siis see armkude, kas on õige väljend. On küll, jah. Et mitte midagi muud enam sealt ei leitud. Ja öeldigi, et sul peaks olema nagu täisravi vastus. Ja peale seda siis läkski nii palju nagu õnneks, et ma ei pidanud enam saama ei ühtegi keemilist komponenti ja ma sain nagu taastuma hakata. Aga jätkati sihtmärk raviga, et selle eesmärk vist lihtsalt oli siis nagu kinnitada seda ravi. Jah, see on nagu see abistav või adjuvantne sihtmärk ravi kuni aasta tavaliselt. Just, ja saingi seda aasta ja siis käisin veel natukene mõned korrad siis kontrollis, et kus seal kontrollitakse vist südant, südametööd, et kas sellega on kõik korras. Ja et ega sealt mingid kõrvalmõjusid ei ole tulnud, nii et kui see lõpetati ka ära, siis oligi nagu minu raviga kõik, öeldigi, et täisravi vastus. Jah, see südant kontrollitakse sellepärast, et nii see trastutsumaab, see ravi antikeha, kui ka see punane rohi, epirubitsiin, nad on kardiotoksilised ja kui neid koos nagu teha. Aga me räägime ikkagi sellest esimese, teise, kolmanda staadiumi. No ütleme, seda neoadjuvantset ravi tehakse rohkem kolmanda ja siis 2B staadiumi puhul, kui ta on lokaalselt, paikselt ehk regionaalselt levinud haigus, siis tehakse. Nii, kas teised? Siin oli juba tuttavaid jutu elemente. Just, et mina siis alustasin diagnoosi saanuna 3. aast. Võib-olla küll, jah. Umbes niimoodi me arvestasime. Mul oli 6 sentimeetrit tuumorit ja saan aru, et siis onkoloogi eesmärk tegelikult ongi saavutada keemiaraviga täisravi tulemus. Ja, või ka osaline, et saab maksimaalselt hea tulemus. Just, et see oli minu jaoks ka uus väljend jällegi. Sain aru, tegin selgeks, mis see tähendab ja minul kahjuks nii ei läinud. Et seal millimeetrid, seal midagi isegi kuni sentimeeter mäletamist mööda mul ikkagist jäi neid jääke ja minule siis olla sattunud siis väga täpse silmaga radioloog, kes tegelikult nägi muutusi tänu keemiaravile ka minu rindkeres siin keskmistes lümfides. Ja võt sealt siis ma liikusingi 3. seesse umbes oma siis selle diagnoosiga, et umbes selliste sõnadega olemegi meie siis nagu mänginud. Ja kuna minul ei olnud siis päris täpselt täisravi vastus, siis sain mina venoossele keemiale 4+4 sama skeem, sain veel Xeloda tablettravi, keemiaravi tablette, mida ma siis sõin teised pool aastat. Mäletan lihtsalt, et need oli päris mitu iga hommik ja õhtu. Seda Xelodat määrata ehk kapetsitabiini määrataksegi siis, kui täisravi vastust ei ole. Et kui see on, siis ei ole seda nagu vaja. Sain lausa aasta aega sain mina lausa ei ole saanud, jah. Just, et siis et mõtlengi, et need ravivõimalused ongi nii erinevad, need plaanid on erinevad, et siis ma ka tutvusin välismaise kirjandusega, ma jälgisin hästi palju välismaa naisi Instagramis ise, kes on seal survivorid, et seal ka hästi tihti see Xeloda oligi teema ja no see on jah, kolmik negatiivse minul hoopis teistmoodi hea aga teil kogemus. oli R2 positiivne. Sõnum nagu ongi nagu inimestel on ju, et sul on võimalik täna selle sihtmärkraviga ja keemiaga ja kõigega saavutada täisravi vastus, sul on võimalik tegelikult täiesti terveks saada. Ja kui ka ei ole täisravi vastust, kohe küsisin onkoloogilt, kui me sellest rääkima hakkasime ilmselt keemia poole peal näiteks, aga mis siis saab? Kas siis suren ära, kui ei ole? Ei. No, siis on nii. Põhieesmärk on kasvemassi vähendada. Ideaalvariant on, kui on täielik ravivastus. Aga kui jääb ka 1 sentimeeter, oli seal 6 või 7, see on juba väga hea osaline ravivastus. Meditsiinikeeles. Ja see jääk eemaldatakse pärast kiiritus ja need adjuvantravid sinna lõppu ja lõpptulemus on hea. Terveks saada. Absoluutselt. Ja ma lugesin ka mitu siis seda
nagu tarka teksti läbi, et enne kui ma siia tulin ja siis minu kirurg on ka öelnud siukse ilusa lause, paranenud on ka raskemate haigete ravi. Et ehk siis, et kui ei tule täisravi vastus, on ju, et kui tuleb poolik või natukene või, et siis tegelikult isegi mina tean oma tutvusringkonnas inimesi, kes juba 10 aastat sööb väikse keemilise sisaldusega tabletti, on ju. Et ta soojab nagu selle kolde nagu seal kontrolli all stabiilsena, on ju, aga tal ei ole ühtegi kõrvalmõju, mitte midagi muud halvasti tal elus pole, tal on kõik hästi, ta elab täisväärtuslikku nagu elu, et selles mõttes midagi täpselt ei ole ka kõige hullem versioon see, on ju. Et ka nii on võimalik. Ja, et ravi on nii palju täienenud ja teadus on nii palju nagu edasi läinud. Ja läheb edasi ja aina kuude kaupa ma lausa ütleks. Nii on. See on väga tore. Et see on tulnud, nagu ma aru sain oma kirurgi jutust, et see on siuke 10 aasta vist areng olnud see vist see trastuzumab ertseptiin sihtmärkravi, mida vanasti nimetati ka bioloogiliseks. Ma siin üks päev just täpsustasin, et see oli aastal 2006, et me võitlesime selles, siis ei olnud mitte Tervisekassa, oli Haigekassa, et 2 sellist sihtmärkravimit, mida hakati kompenseerima Eestis, et soliidtuumoritest oli siis rinnavähk ja siis oli hematoloogilistest ehk vere-lümfisüsteemi pahaloomust kasvajatest oli siis Matera. See on ka monoklonaalne ravi antikeha CD20 positiivsete rakkude vastu. Ja seda siis mitte Hodgkini lümfoomide puhul, nii et väga pikalt 2006 ja praegu on 20 aastat, 19 aastat tagasi. Nii et et Tervisekassa on seda igal aastal üha enam on seda hakanud kompenseerima ja nüüd on ju need trastuzumab emtansiinid juba ja deruxtekaanid ka Tervisekassa poolt kompenseeritud. Sisuliselt see sama ravim pluss veel see konjugaat sinna juurde, eks ole. Nii et väga head tähelepanekud, jah. Ja siis ma sain juurde veel operatsiooni pluss siis veel kiiritusravi ja kiiritusraviga samamoodi öeldi, et sul võib olla tekivad need nahapõletused või tundlikkused või kõik asjad, on ju. Ei olnud hullu mitte midagi, et õed hoolitsevad absoluutselt kõige eest, et mul vedas sellega, sind võeti alati nii toredalt vastu ja alati hoolitseti, anti sulle kreemid ja palun, mul on sulle siia kreemikest anda ja et tegelikult ollakse su jaoks nagu olemas. Ja üks päev oli mul jube kurb päev, ma olin ikkagi selle diagnoosi ja kõigega, ma olin nii läbi ja ma olin jälle 25 päeva järjest ja tuleb käia seal kiirituses, on ju. Ja ma olin nii väsinud emotsionaalselt nii läbi ja siis ma läksin sinna õe juurde, kes siis seda kiirituskohta tahtis üle vaadata ja siis ma tema õe ees puhkesin nutma. Ja siis see õde tuli silitas selga, ütles, sa tuled sellest välja, sa saad hakkama, kõik saab korda, ma annan sulle uue kreemi, proovi nüüd veel seda. Et selles mõttes kõik on nagu olemas ja aitavad ja need ravimeetodid on ainult arenenud ja samamoodi Euroopa Tonnal ikkagi väga palju pandi nagu rõhku tõesti sellele, et just nagu üritatakse leida aina rohkem neid katseid tehakse, uuringuid, kõik asjad saada just nagu see sihtmärkravi, et ainult nagu selle vähi vastu, on ju. Et ei oleks nagu seda keemiat, mis ründab ainult kogu keha, nii et sa täitsa nagu läbi oled, on ju. Et ma ei tea, kas sa nüüd vastab tõele, aga selle ma mainin nagu ära, et Ameerikas mul tuttav nii vähemalt ta ütles mulle, oli siis rinnavähis siin mitu aastat tagasi, ütles ta sai rasket keemiat ja seal on juba välja mõeldud variant, kuidas raske keemia ajal sa saad juuksed säilitada. Et selleks pidi mingi aparaat vist olema või mingi tehnoloogia juba. No vahepeal aastakümneid tagasi kasutati neid külmamütse, kuulkäppe, aga need tekitasid tihti peavalusid ja nad aitasid umbes pooltel haigetest. Nii et sellepärast siin mõned haiged vähiliitu tuli vist ka hiljuti vist kiri või oli see regionaalhaiglasse. Patsiendid küsisid, et miks neid kuulkäppe või jäämütse ei kasutata. Ja siis me vastasime, et miks me seda nagu ei tee. Aga meil väga muudest nagu kaasmõjudest, järelmõjudest väga ei räägita. Et mis ka seal Rootsi naiste ja Amsterdamist oli üks proua. Rääkisime, et keemia tõttu on tal nagu näppude tundlikkus on kadunud. Ja kusjuures ma hakkasin mõtlema, et mul ka nagu näpud surisevad, et kõik need nagu eraldi kindad on selleks olemas. Või siis tuli juttu, et hormoonide nagu kaasmõju, et ma nagu
ma olen ka niisugune tubli patsient, et doktor ütleb ja muidugi ma usaldan ju arste, et ma ju tahan elada. Et samamoodi sõin seda hormooni, mida siis kõik nagu söövad, siis selgus, et ilmselt selle kaasmõjul mul nagu nägemine hakkab halvenema. Aga siin on jälle nii, et siis tuleb rääkida oma raviarstiga, et tegelikult eelviimane kord, kui minul oli plaanis oma tohtriga rääkida, siis doktor Metsaots ise küsis, et kuidas mulle tundub, et kuidas mul see hormoon mõjub. Ma just tahtsin rääkida, et mul tundub, et ma varsti enam ei näe nagu selle pärast, eks. Kuna mul on kool ja töö ja hästi palju nagu sellist pinget on silmadele, siis ma pigem arvasin, et ju on sealt see teema. Ja siis me otsustasimegi nii, et me vahetame hormooni välja. Kui ravist veel rääkida, siis tegelikult kutsutakse esile ju menopaus, mis on väga naiselik teema. Mul ongi hetkel see teema, jah, just. Ja mina sellest ei väljugi. Ei olegi väljunud. Ja olen ka väga õnnelik ja rahul. Ka nii, et need ongi need kõrvaltoimed. Rinnavähihaigete põhiteema on jah see, et kui menopaus nagu tekib raviga, et siis me seda hormoonasendusravi, mida muidu, eks ole, vanemaealistele, üle 50 keskealistele vanemaealistele muidu antakse, rinnavähihaigetele ei tohi anda. Östrogeenpreparaate, see soodustab, eks ole, rinnavähi tekkeriski. Aga tulles veel nende kaebuste juurde, et see on õige, et on sellised hormoonravimid, need aromataasi inhibiitorid, mis tekitavad, ütleme, selliseid mõtlemishäireid, nimetaks siis meditsiinikeeles kognitiivseteks häireteks ja ka nägemishäireid. Et siis on võimalik, meil on 3 seda aromataasi inhibiitorit, on võimalik vahetada ja kui see ei aita, siis tuleb paus teha ja vahel isegi jäetakse ravi ära. Hetkel ma hakkasin saama neid nii-öelda kiipe, siis kiipe süstitakse kõhtu igakuiselt, mis siis nagu tekitabki nii-öelda selle menopausi. Sooladeks tavaliselt, jah. Ehk siis ja sellega kaasneb siis see, et kuna on see nii-öelda menopaus, siis ma võin saada seda teist hormooni, mis on nagu menopausi järgne, et loodetavasti siis. Sooladeksiga koos, jah. Aga mis puudutab seda näpuotste tuimust, on rinnavähi puhul kasutatakse selliseid preparaate, taksaanide gruppi kuuluvad preparaadid, totsetakseel, paklitakseel, et need tekitavad tavaliselt näppude tuimust. Ja on veel ka plaatina preparaadid, tavaline cisplatiin ja karboplatiin, aga neid rinnavähi puhul karboplatiini vahel kasutatakse. Aga see totsetakseel, paklitakseel, mida te olete ilmselt kõik mingil hetkel saanud, et need tekitavad küll. Jah. Aga see taastub, aga see võib võtta teinekord kuid ja vahel ka aastaid. Võib avalduda ka hiljem hoopis. Võib avalduda ka hiljem, jah, väga õige. Aga vahel aitavad vitamiinid vahel, tasub ka neuroloogiga võib-olla, närviarstiga konsulteerida, et kergendust saada. Aga aeg nagu üldjuhul parandab, jah. Silmadega ma käisingi päris nagu silmauuringutel, siis selgus, et mu silmasarv on nii kuiv, et see on lihtsalt kahjustunud juba ja saingi siis vastavad nagu rohud, vastavad soovitused, et loodetavasti läheb paremaks, et õnneks see nagu taastada. Jah, sagedamini isegi võib-olla neid selliseid, ütleme, mõtlemishäireid, kognitiivsed, et ei suuda enam ristsõnu lahendada ja mälu ei ole võib-olla päris enam see ja see ka taastub, kui ravimit vahetada või ära jätta või teha paus või üldse ära jätta. Ma ei ole proovinud ristsõnu lahendada. Naised ja lapsevanemad, siis see mälu juba kadus minu arust sünnitusel ära. Mälu kaob tihti noortel ka üsna varakult. Kogu mälu on telefonis. Aga need ongi sellised kõrvaltoimed, millest me siin kõik arutame. See on mööduv. No just, see ongi mööduv, et see on selline... No nii tulebki rahustada, et kui te patsientidega räägite, siis... Kõik on tuttav, et kõik värises, surises, küüned tahtsid ära tulla, ajas oksele, magasin päevi maha ja... Täna juba ei mäleta ja elu on väga ilus. Aga see oksendamise teema, minule on nii meeles see esimene ravi, et kardavad keemia, mis on ju. Doktor kirjutas mulle välja nagu mitmed iivelduse vastased rohud, odavamad ja kallimad, suur ports oli mul neid. Ja siis ma läksin koju, mõtlesin, nii päeval oli ravi, et ma siis ootan, et mida mul siis nüüd halb hakkab. No ei hakanud. Tegin oma tööd siis edasi, tundsin ennast nagu veel energilisema. Esimene päev ongi selline elektriennast tunne. Ja siis oli kell nagu 5, et ma vaatasin koer juba nagu vaikselt ootab, et peab õue minema, aga äkki mul hakkab paha, mis ma teen, eks ju. Ootasin 6-ni ära ja siis mõtlesin, et aitab küll, mul ei hakka paha. Ja tegelikult tunnistan, et ma olen ka need 8 ravi läbinud, pluss siis operatsioonijärgne järelravi väikese keemiamolekuliga, et ei ole ma õnneks pidanud oksendama ja kordagi, et
paar nendest tablettidest tõesti olen nagu tarbinud, aga noh, tõesti iga kord ühe selle punase see on väga kuradi individuaalne jah, te olete hästi talunud, aga kõik haiged ei talu ja tavaliselt tekib siivelduse oksendamine alles seal kuskil 2.-3. päeval. Esimene päev sinna kokteili lisatakse ka teksametasooni, see nagu ka stimuleerib, tõstab vererõhku natukene ja antakse häid ravimeid kaasa ka, aga vahel nad aitavad, vahel nad ei aita, nii et see on täitsa individuaalne nüüd. Nii, ja siis üks oluline teema oli ka, mis seal Milanos, mida teile seal selgitati, õpetati, oli siis ka see patsiendi õigused ja kaasa arvatud see, et õigus õigeaegsele diagnostikale, ravile, et kõik see temaatika. Et Jaanika, et võib-olla te mõne sõnaga räägite, et mis sealt meelde nagu jäi seal, ütleme, loenguid kuulates või siis teiste patsientidega ehk siis osalejatega seal suheldes, et kuidas, ütleme, meie olukord praegu võrreldes teiste riikidega on, et kas see meie kättesaadavus näiteks diagnostika mõttes, ravi mõttes on täiesti nagu rahuldav või on siin arenguruume võrreldes Euroopa keskmisega. Oskate nagu seda natuke kommenteerida? No alustuseks üldse, et saada üldse kaitsta patsiendi õigusi, peab patsient nagu ikkagi mingil määral oma õigusi teadma. Et keegi teda kuskilt kaitsma ei lähe, kui ta seda ise ei oska küsida. Ja see on see sama teema, millest me siin rääkisime eelnevalt, et me peame olema teadlikud, et me saame ka ise ennast aidata. Ja kui meil on mure, meil on alati võimalus minna ise arstile, kui meid sinna ei suunata. Meil on väga hea vähiravi, meil on väga hea kättesaadavus, tuleb ainult osata küsida ja õigesse kohta minna. Et me julgen öelda, et me oleme ikkagi Euroopas väga, väga heal tasemel, et siin on nii palju nagu riike, kus inimesed näevad väga palju vaeva, peavad käiva 3 kohal tööl, et katta oma ravikulusid, mis meil on tegelikult kõik olemas. Et mis nagu meile seal ka südamele pandi, oligi just see nii-öelda lobitöö, mida saavad siis nagu patsiendid siis nagu vähi seljatanud patsiendid siis teha. Miks mitte ka just ravikeskel olevad patsiendid, et just tõsta seda teadlikkust, et avastamise mõttes. Just, jah, et ja kui me räägime ka just sellest õigeaegsest avastamist ja õigeaegsest ravist, siis avastamise poole pealt ikkagi saab väga palju patsient ise ära teha, aga mis puudutab ravi, siis ma julgen öelda, et meil on ikkagi väga hästi. Et kui me võrdlesime neid ajalisi kuupäevi, et mis hetkest meie astusime esimest korda patsiendina kabinetti ja millal meil juba algas keemiaravi, siis seal tehti ainult suured silmad selle peale. Selle koha pealt meie tundsime ennast veidralt, et piinlik hakkas isegi natukene. Meil tõesti oli veidi piinlik oli, et me arutasime. Me ise arstidena vahel tunneme, et mõne vähipaikme puhul, et need ajad võib-olla, ütleme seal kiiritusravi alguseni ja võiksid olla veel natuke lühemad ja me selles suunas töötame, aga seda on rõõm kuulda, et Euroopa keskmisega võrreldes on, et mis puutab rinnavähki vähemalt suhteliselt optimaalsed, ütleme niimoodi, enam-vähem, nad ei ole liialt pikad. Kui sa räägiti nagu haiguse arengust, eks ju, vähirakk ju areneb, pooldub iga 20 päeva tagant, et see on päris hirmus mõelda tegelikult, et kui sa pead kaua ootama, et kuhu see siis nagu välja jõuab. Ja mis minule jäi sealt Milanost ka veel meelde, oli see, et öeldi, et meil on õigus nagu ise otsustada, ja ise mõelda ja võtke kindlasti see aeg, et ei tohi olla nii, et täna öeldakse ja homme on sul ma ütlen, mina pigem oleks õnnelik, kui ma saaks homme operatsioonile, et ma arste olen usaldanud. Vaata, mäletad, hästi palju räägiti sellest, et info jääb nagu vahepeal toppama nagu arsti ja patsiendi vahel. Ja seda tegelikult ma olen ükskord kogenud ja seda ma kuulsin ka täna hommikul. Mul oli emadepäeva kontsert just ja üks siis mul tuttav naine tuli minu juurde ja küsis, et sa ikka tegeled selle vähiteadlikkuse tõstmise ja kõigega, et kuuled, et mul just nagu ämmal avastati see kopsuvähk on ju ja mitte mingit infot.
otse loomulikult selles kõiges võib-olla põhjus on, et võib-olla polegi täielikult biopsia vastuseid ja võib-olla veel ei teatagi veel kõike, et patsiendile jagada, on ju. Aga nad ütlesid, et nad on täielikus vaikuses, nad ei saa mitte midagi aru, et mis siis täpselt, mis staadium, mis ravi, mis asjad. Ja seal nagu Euroopa donor rõhutati seda väga, et peab teadma patsient, see on tema õigus, ta peab teadma oma diagnoosist, arst peab selle lahti seletama, mis tal täpselt on, millal hakkab ravi, mis see ravi täpselt teeb, on ju. Et kui ikkagi tekib selline olukord, et tekib niisugune infosulg, on ju, võib-olla või arst ei räägi, siis kindlasti, et patsient ei teaks oma õigust küsida. Lihtsalt küsi või võta lahti oma enda ju epikriisid, võta lahti, sa saad seda ise teha, on ju. Ja kui sa ei saa sellest aru, siis pöördudki arsti poole. Terviseportaalist on ju palju tegelikult näha. Seal tuligi ju see, et mõned riigid ju ütlesid, et neil ei ole üldse õigust ise oma nagu seda haiguslugu näha. Neil ei olegi sellist terviseportaali paljudes riikides, me oleme selles mõttes suhteliselt heas seisus. Just, vaata ise, uuri seda ja võta arstiga ühendust. Minu arstid on suhelnud minuga e-maili teel, telefoni teel, koha peal, absoluutselt läbi igasuguse võimaliku viisi. Ja. See on väga õige tähelepanek ja tegelikult eks need patsiendi teekondade analüüsid, siin põhjalikult on uuritud kopsuvähi teekonda ja seal tulevad välja need samad mured tegelikult, millest te just rääkisite, et see periood, kui sa ootad diagnoosi, ütleme peale biopsia võtmist ja siis ootad, kui sa diagnoosi lõpuks saad, siis ootad ravi, need on kõige keerulisemad. Et tõesti, et mõnedes haiglates on sellised kokkulepped, et kirurgiakliinikust helistatakse, millal lõikus tuleb, kiiritusravist helistatakse, millal esimene planeerimine või raviseanss on. Et see võiks natukene olla nagu täpsem. Et kas või selline orienteeruv kuupäev antakse ja kui saab varem, et siis helistatakse. Aga muidu haige on teadmatuses ja iga päev on tegelikult keerukas. Ma kujutan seda tegelikult väga ette. Aga samal ajal seda ei saa ka nagu lahjendada, et ka õde ei tohi seda diagnoosi nagu lahti rääkida. Seda peab ikka raviarst nagu tegema ja selleks tuleb võtta aega. Seda ei saa teha 5 minutiga, selleks peab olema aega nii kaua, kui kulub, eks ole. Mul on kahjuks ka sõbranna rääkis sellise loo, sellest on küll üle 10 aasta möödas, et tema ema on ka vähki surnud, oli teine vorm, täpselt ei mäleta, aga ka andis analüüsid ja öeldi, et me helistame teile. Ja ei helistatud. Helistame, kui on mingi probleem. Ei helistatud. Ja siis, kui ta aasta hiljem ise pöördus uuesti, siis oli juba nagu väga hilja. No kahjuks selliseid asju juhtub, õnneks mitte väga sageli. Kas ei olnud mitte nii, et ma nüüd ei mäleta, kuna me käisime 2023 seal, aga ma mäletan, et seda rõhutati, et tegelikult Euroopa Liidus on reglementeeritud see päevade arv, mis peab olema patsiendi nagu esmasest pöördumisest siis nagu diagnoosimise ja esmase ravi alustamiseni. Just. See on niisugune reglementatsioon, aga see vist on rangelt soovituslik. Ei, see on meil tegelikult kokku vist on niimoodi, et esmastes sümptomides ravi alguseni vist oli mingi 63 päeva või kuskil natuke üle 2 kuu. Et meil on vähitõrje tegevuskavas on need indikaatorid, need on kvaliteedi indikaatorid, täpsemalt vähiravi kättesaadavuse indikaator. Meil on ka. Ja Eesti häda on natuke olnud selles, et meil on küll vähitõrje programm, aga selle elluviimist ja finantseerimist, sellega on natukene probleeme, et Sotsiaalministeeriumi poolt ei ole see väga aktiivselt koordineeritud seda elluviimist ja riigi poolt ei ole ka piisavalt rahastatud. Aga need indikaatorid on kõik seal ilusti tegelikult olemas. Nii et väga õige, need on Euroopast võetud, ega need ei ole Eesti oma. Tegelikult on, jah. Õiguste koha pealt rõhutan veel seda, mul tuli nüüd meelde, et nagu küsida teisest arvamust, et on õigus küsida, eks? Aga ainuke probleem on seal siis see, et kui üks arst räägib ühte ja teine teist, et lõpuks siis sina pead otsustama, et kumba sa siis jälgid. Selle teise arvamusega siin on nagu 2 varianti. Üks variant on see, et alati patsiendid ei käi ka konsiiliumis. Et kui asi on selge ja operatiivne ravi tuleb, oleneb paikmest, ma ei räägi ainult rinnavähist, et vahel ei ole see vajalik, aga kui patsient soovib või sugulased soovivad, siis on neil alati õigus konsiiliumis osaleda. Ja see konsiilium ongi esimene koht, kus saab ka mitte ainult oma raviarsti arvamust, ka teiste arstide arvamust. Ja rinnavähi puhul on ju neid arste seal palju.
mitte ainult keemiaraviarst, seal on kirurg, seal on kiiritusraviarst, keemiaraviarst, seal on radioloog. Et noh, kui soovid kohe küsida ka kiirituse võimalike kõrvaltoimete kohta, mahtude kohta, kirurgia, eks ole, kuigi alustame võib-olla süsteemse raviga siin algul, ütleme keemiaraviga, aga me peame teadma, et noh, kas on võimalik rinda säilitavat lõikust siis tõenäoliselt teha ja kõik need taastumise asjad ja kiirituse momendid. Et selles mõttes see on esimene variant ja teine variant on teisest haiglas seda teist arvamust võtta. Et Eestis on 3, eks ole, suurt haiglat, kus on 3 vähikeskust. Et see on täiesti lubatud tegelikult. Nii et tavaliselt ükski arst seda nagu ei keela. Noh, võib-olla see ei ole nii väga meeldiv, et kui usaldate ja minnakse küsima, aga tegelikult see on arsti kohus mitte takistada ja anda see väljavõtte. Ja no nagu siin on korduvalt läbi jooksnud, et terviseportaalis on tegelikult kõik need andmed olemas. Et inimene saab ise ka oma terviseloost välja trükkida need epikriisid ja või kui ta läheb teise haiglasse, siis arst vaatab, mis on tehtud ja tavaliselt need arvamused kattuvad. See on väga harva, kui teine arst ütleb, et noh, on täiesti valesti midagi tehtud või tema teeks hoopis teistmoodi. Aga see on ka kindlus, kui niimoodi sama öeldakse, aga vahel ikka ei öelda ja on ka põhimõtteliselt võimalik ju ka Soome minna või mõnda teise riiki, aga kui on sellised noh, eriti keerulised juhud, see on alati võimalik. Ja. Et teeme siis väikse kokkuvõtte, et te kõik võib-olla siis mõne sõnaga ütlete, et mis teile kõige rohkem seal nagu sellest koolitusest meelde jäi ja me ei ole täna üldse rääkinud sellest, et Milano on väga ilus linn ja ma tean, et kui arstide konverentsid on olnud, siis tihti on kultuuriprogrammis ka näiteks Milano La Scala teatri külastus, midagi sellist, et kas teil oli ka aega natukene selles ilus linnas ringi vaadata? No meiega oli niimoodi, et meie otsustasime siis, et kui nii tore võimalus meile antakse, nii hariv võimalus, siis meie läheme kohe päev varem. Ja me läksime siis varem ja me täitsa kohe üks väikse programmi omale tegime, et küll teatrisse ei läinud. Küll aga tahtsime ära proovida siis natukene Milanos siis pitsat, pastat, natukene siis käisime seal kanali ääres, käisime kiriku juures, käisime platsil ja ütlen ausalt, et see oli nagu mega, kuidagi selline väikene nagu ideaalne nagu iile täpp on ju. Et ja ilmaga meil väga vedas ja meil oli ääretult lõbus. Kas see oli septembris või? Meie käisime nüüd märtsis. Kevadel. No, siis oli soe juba seal. See oli sooja laine. Milano on väga ilus linn. Ja siis ikka niimoodi, et väikselt et noh, tahaks ära teha kõik siuksed Itaaliale ja Milanole kohased asjad. No lähme võtame ühe gelato ja siis väga toredad naised olid seal rinnavähi siis sellel nii-öelda konverentsil, treeningul. Ja need ikka kogu aeg, kas te soovite tulla ka gelatot sööma, lähme gelatot sööma ja siis nad ikka läksid sinna nurga taha, jälle tulid jäätised käes ja päike paistis ja siuke väga hea vibe oli sellel Euroopa tonnal, et naised on sõbralikud, et mis meid kõiki nagu ühendas seal ju, oli ju see haigus on ju. Ikka, jah. Ja see nagu tegi meid nagu üheks pereks seal, et kõik teretasid, naeratasid, rääkisid, patsutasid, õhtusöögi ajal olid ju kõik ühised lauad on ju polnud kaheseid laudu, et me seal Annikaga peitu lähme. Ühised pikad lauad, siis räägiti oma kogemustest, jumal räägiti, kuidas oma eluarmastusega on tutvutud ja noh, sellised kihvte nagu ägedaid storysid räägiti. Aga palju neid osavõtjaid seal oli? Seal oli sadades või tuhandetes? Alla 100. Alla 100, nii et ikka selline Euroopa tonna 47 riigis ja igast riigist oli siis kutsutud nagu 2 osalejat, aga paras hulk rahvast. No mis oli meie jaoks võib-olla see üllatav või kõige selline hingeminev oli see alguse tutvustus. Oli ju tutvustusring, mis oli väga ootamatu meie jaoks ja igaüks siis enda nii-öelda loo lühidalt rääkis. Oligi nii, jah? Ja see kestis tund aega ja ütlen ausalt, ma ei oleks arvanud, me lihtsalt nutsin tund aega. Kõik me nutsime. Ja et me pidime niimoodi, et sa tõused püsti ja siis hakkad endast rääkima, on ju, et sa ütled oma nime ja mille pärast nagu siin oled. Ja otse loomulikult ja kui kõik need peaaegu need 100 inimest mind vaatasid ja ma nagu püsti tõusin, ütlesin, et tere, et ma olen Carolin, ma olen 3 lapse ema ja ma olen rinnavähi nagu ellu jäänu. Ja siis ma hakkasin nutma ja siis ma ütlesin kõvasti inglise keeles, oh shit. Ja siis saal naeris, sellepärast, et noh, tahad nagu rääkida ja siuke nagu
tutvustada nagu ennast, aga nagu me oleme kõik selle päris keerulise teekonna siin nagu läbi teinud ja siis sa nagu avad ennast ja see ketk oli niimoodi, jumal, ja siis kõik plaksutasid üksteisele, no see oli siuke hästi kokkuhoidav nagu ja noh, sa näed neid nagu erinevaid vanuseid, kõige noorem oli äkki kas 24 või 25, eks ju, ja siis kes ütles, et ta sai diagnoosi, kui laps oli 3-kuune ja kes ütles, et ta oli just saanud metastaatilise diagnoosi, hakkas nutma selle peale ja noh, seal olid ikka lood. Teil samad kogemused. Nagu kopib, nagu oleksid samal olnud, kus meie. No selge, ühesõnaga üldmulje jäi siis nagu kõigil selline positiivne nii informatsiooni mõttes kui suhtumise mõttes ja sai ka palju sellist kõrva taha panna, et ka teistele sellest edasi rääkida, eks ole? Ja need töötoad olid ju tegelikult täiesti toredad. Seal olid töötoad ka? Seal oli ikkagi praktiline pool oli ka, sest et seal on ikkagi väga palju sellistest riikidest nagu siis osalejaid, kes nagu ikkagi peavad seda lobitööd tegema nagu ikkagi väga kõrgel tasemel ja käima ja nuiama igasuguseid vahendeid ja noh, et seal oli päris palju selliseid nagu siis täitsa nagu case study'sid, kus me siis pidime nagu presenteerima. Et meil taheti nagu õpetada nagu ennast nagu väljendama, et kuidas me nagu pöördume teiste poole, et kui müüke meie kehahoiak, müüke meie hääletoon, kuidas me inimestega räägime nagu sellest rinnavähist, kuidas toetada on ju ja noh, natuke nagu kuidas siis nagu maha müüa on ju. Et noh, paljud seal ju tegelevad ka nagu sellega, et nad koguvad rahasid ja toetusi on ju. Et jah, et siuke väga õpetlik ja otse loomulikult see koolitaja. Noh, jumal, näiteks pilti teile praegu, et no nii vahva naine, et mis ta ütleski, et kaua ta oli tegelenud juba selle... 20 aastat ütles, et ta koolitab neid, et üks Londoni kommunikatsiooniagentuur, et tegelikult viimane... Mis oli sama või? Need vektorid ilmselt aastast aastast tõenäoliselt kattuvad. Seal on nagu erinevad töötoad, et neil seal ongi 4-5 erinevat gruppi korraga, et meil vist juhtus sama. Meil oli jah see juht siis sattus, et ta oli nagu ülitore. Nii kena naine. Et kõik see, kuidas ta nagu koolitas, et noh, ma tegelikult... Kas ta ise oli ka rinnavähi patsient endine? Tema ei olnud, aga üks seltskonnast oli küll, jah. Ja noh, ta tekitas sus sellise nagu mugavuse, et kui ma natukene läksin seal korraks nagu sabistama, et noh, et nüüd see töötuba, et me peame nüüd tegema esitluse ja esitlema hakkama siin inglise keeles, sükest tähtsat juttu rinnavähist ja kõigest ma läksin Sabinasse. Jumal, kus ta su maha rahustas ja niimoodi leebe oli ja kõik nii inimlik ja see inimlikkus, see soojus. See on oluline, jah. Aga seda oli rõõm kuulda ja nii et soovitate, julgustate tulevikus järgmistel aastatel, kui võimalus on Vähiliidul inimesi saata, kui keeleoskus on ka rahuldav, siis soovitate minna, eks ole? No küll seal oli ka selliseid inimesi, kes kasutasid Google Translate'i, et telefon siis kuulas ja tal tõlkis kogu aeg käes. Sellest ma tegin kahju, sest et loengute poolest nad ikkagi jäid väga paljust ilma. Aga need olidki, meil oli ka üks proua kohe tuleb meelde ja ta oli muidugi nii tänulik ja see tänulik, ta ka ainult guugeldas seda tänulikkust ka ja kuidas ta tahtis seda oma mõtet edasi anda. Ikkagist, mis ma pean ütlema, ääremaad, ikkagi arengumaad, ikka natuke kurvemad. Ja siis eks nemad olidki seal saamas erilist know-how. Ja siis natukene ma korraks muretsesingi, aga neil olid translate'id ikkagist kaasas. Näiteks tollel proual oli küll üks noorem mees kõrval. Ma arvan, ta tuligi temaga siis kaasa nimme. Nemad said erilist know-how'd. Näete, et eestlased räägivad nii või isegi, et kas see Georgia naised peavad 3 töökohal käima, aga võib-olla meil on veel kehvemini. Nemad said, ma arvan, seal eriti sellist entusiasmi, elujaatavust, kuidas on teistes maades need asjad. Et selliseid oli küll ja veel. Et noh, ma pean ütlema uuesti, et meil Eestis on ikkagi üpriski hästi, aga see oli väga-väga silmaringi arendav ja ikka siia maa peale tagasi kutsuv selline seminar, väga-väga vajalik, et kõik tulevikus, kes sinna võiksid sattuda, et siis seda know-how'd siin Eestis ka ikkagi kogu aeg hoida pildis ja teadlikkuse tõstmisega me ju tahame samamoodi, me tahamegi seda maha müüa absoluutselt, sest see teadlikkus peab tõusma. Et tuligi vahepeal meelde, et tegelikult me räägime, minu diagnoos 2021 aastasse, mis on 4 aastat tagasi. Ja kui ma nüüd täna korra mõtlen, siis selle 4 aasta jooksul on ju nii palju arenenud, parenenud ja edasi liikunud. Et kui minul 4 aastat tagasi diagnoosi saades oleks olnud võimalus Karoliini poole pöörduda või leida Eestist üks
keegi, kellega suhelda peale arsti ja peale psühholoogi ja onkoloogi, kirurgi. Ja. Et seda oma näoga ja selle oma isikliku ja natuke kehvapoolse sellise diagnoosi looga nagu välja tulla, on aina rohkem ja rohkem tuleb naisi välja. Meid on siin juba 4 ja täna on neid veel rohkem Eesti peal. Et minul on selle üle väga hea meel. See kogemus enda minu kunagine juht, hästi-hästi tore inimene, on ka rinnavähi üle elanud, et on mõlemad rinnad eemaldatud ja ta väga palju mind toetas, et oma nagu selle lugudega, et siis oli isiklik tutvus. Minul ei olnud ühtegi isiklikku tutvust. Mina tundsin ka, et see on vajalik, et mul oli ka 2 inimest, kellelt ma sain täiesti suvalisi küsimusi küsida, kas või sellest, et mu onkoloog alguses soovitas, et võtta kindlasti mul ei ole keelküün, mul on keellakk, võtta kindlasti see lakk maha. Ja mina kogu vaatasin, no miks ma selle maha peaks võtma ja siis minul Branno ütles ka, et aga ei, ära võta, sa jõud iga kell selle maha võtta, et ja mul ei juhtunudki küüntega mitte midagi ja see oli nagu see ilus asi, mida ma sain vaadata. Ja no muidugi kindlasti Vähiliidust on ka hästi suur abi, et kuna ma olen tööalaselt Maiega kokku puutunud, siis kui mul oli see kahtlus, tõesti alguses sa ei tea, mis sa teed, kuigi ma olin seal rinnakabinetis käinud, aga nüüd oli see tunne, et nii, nüüd on mul väga kohe. Maia juhatas vähe lühema tee. Ja ei, no lihtsalt, et ta nagu võttiski mul natist kinni ja ütles, mida ma nagu tegema pean, kuhu ma pöörduma pean, milliseid saatekirju mul vaja on, mida mul vaja teha on. Aga sa ei teagi. No ei tea. Ja sellel hetkel sa ei tea, kindlasti sul on veel pea juba natuke mures. Ma teadsin, et mul on nagu vaja. Ja samamoodi, kui tulid ju need analüüsi tulemused, issand jumal, me Maiega nutsime seal telefonis kell 8 õhtul, sest ei oska ju lugeda neid neid asju ja ka tahaks ju teada. Et esimest, nüüd ma juba oskan nagu lugeda oma analüüsi, aga alguses oli ikka väga õudne, et ma ei tea diagnoosi, samas ma kardan, mis see diagnoos on. Et see hetk jah, et on hästi oluline, kui on keegi, kelle poole pöörduda, et tõesti ja Vähiliit kindlasti oma know-how'ga oskab nagu aidata. No mina nüüd ütlen ka täpselt seda sama, et mis nagu Ege räägib, on ju, et see, et me nagu avalikult räägime. Mina kohe alguses, kui ma diagnoosi sain, ma polnud valmis seda nagu jagama, et sa oled ju ise segaduses, paanikas ja kõik asjad. Aga 2 kuud läks nagu mööda ja ma tundsin, et ma olen nagu väga julge inimene ja ma olen alati tahtnud nagu midagi head teha või midagi paremaks muuta. Ja ma tegin omale siis rinnavähi konto, kus ma hakkan siis reaalselt kogu aeg jagama, mis minuga toimub, mis minuga tehakse ja mida ma nagu läbi elan ja just, et inimesed siis, kui on vaja, saaks pöörduda või küsida. Ja mis hakkas siis välja tulema? Mulle kirjutas väga palju inimesi ja mis oli nagu põhiline, millest mul oli nagu väga kurb või kahju, olid need inimesed, kes on väga introverdid, tagasihoidlikud, kartlikud, nad ei julge küsida, rääkida, nad kirjutasid mulle. Me oleme täiesti üksi selle haiguse juures, meil pole toetusgruppi, ma ei julge rääkida, ma ei julge küsida ja minuga rääkides tal hakkas nagu parem. Ma olin ka sealt sees, ma suhtlesin temaga nagu päriselt on ju ja otse loomulikult kõik muud küsimused, kus ma oma parukaid sain, kus ma oma rätikuid sain, mis on see ravi või mis sa siin soovitad või kuhu sa soovitad kirurgi juurde minna näiteks rinnaplastika jaoks on ju. Et tegelikult selle väikse, selle kontoga Instagramis, Facebookis, kus iganes siis sotsiaalmeedias, me suudame juba kas või 2 inimese nagu seda olemist nii palju paremaks muuta, tõsta on ju, teadlikkust tõsta. Jumal, kui mina jäin haigeks, ma olen nii palju nagu selle, kuna ma seda avalikult jagasin, no ma ei tea tõesti ühtegi oma tuttavat, naistuttavat, kes poleks peale mind läinud arstile, kas rinnakabinetti, mammoloogi juurde, ultralisse, midagigi, et mu kogu pere, mul õed, emad, kõik läksid kontrolli on ju, või katsusid ennast, et see meie see suhtlemine ja see väike asi, see viib tegelikult lõpuks nii kaugele, et väike samm võib olla tegelikult nii suur. Puudutab, kõnetab mingil hetkel täna just nüüd ja ma nüüd otsustasin nii teha. Et absoluutselt, et mina otsustasin ka oma lugu jagada ja tegin ka Instagrami konto kolmik negatiivne ja mul on seal ka 1000 inimese jagu jälgijaid ja nüüd selle 3 aasta tendents olekski see, et kevadit ikka tuleb sinna jälgijaid juurde ja eks kevadel ikka kõik meil tärkab ja nii ta on, et mulle ka kirjutatakse ja mina tegin läbi ka kogemusnõustamise koolituse tegelikult, et kuidagi nagu hing kutsus sinna poole ja ma arvan, et kogemusnõustamine, olgu ta siis ükskõik mis teemaline, et täna on meil siin laual rinnavähk,
see on nii oluline, sest et see on ehe, see ongi see kogemus. Sinul ei pruugi olla täpselt samalaadne kogemus selle ravimiga või selle arstiga või mis iga. Aga see kogemus seadistab mind juba, valmistab ette. Ta on ikkagi see reaalne kogemus ja inimlik selline suhtlus. Ma arvan, et see on nii vajalik ja võt see on ka selle 4 aasta jooksul, mil mina olen teekonnal olnud, see on nii palju parenenud ja mul on selle üle väga hea meel. Seda on rõõm kuulda, jah. Tegelikult see patsiendi toetamine, see on nagu selline meeskonnatöö. Et oma raviarst, eks ole, psühholoog, sotsiaaltöötaja, nüüd me räägime neist koordinaatoritest, kes nagu seovad, eks ole, neid veel omavahel ja siis kogemusnõustamine, eks ole, kõik see kokku. Et eks see annabki sellise hea tulemuse. Väga huvitav oli neid kogemusi teilt kuulda ja loodame, et meie kuulajatel on ka sellest praktilist kasu. Aga teile soovin head tervist ja ilusat kevadet ja ka kõike head meie kuulajatele. Aitäh! Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi.